7. mai 2026. 3 Ameerika kõige arenenumat sõjalaeva, Ameerika Ühendriikide mereväe Arleigh Burke'i klassi raketihävitajat, liiguvad läbi Hormuzi väina. Kui äkitselt täituvad hävitajate radariekraanid vilkuvate täppide ja piiksudega, häired hakkavad tööle ning varajase hoiatuse süsteemid aktiveeruvad, kui tuvastatakse 10 Iraani üksusi. Väikeste paatide laevastikud, droonide parved ja isegi laevavastaste rakettide salved liiguvad kõik otse Arleigh Burke'i hävitajate suunas. USA mereväe sõjalaevad on just otse vaenlase varitsusse sõitnud. See on Iraani ajatolla töö ja see on selge avaldus, sõnum, et Iraanil ei ole mingit kavatsust lubada sõjalaevadel neil vetel segamatult patrullida. See suudab ja kavatseb vastata kogu oma käsutuses oleva jõuga. Vaenlane on oma kaardid lauale pannud, pannes selle ootamatu üllatusrünnakuga kõik mängu. Kuid see on saatuslik valearvestus. Iraanil pole aimugi, kui suure vea ta just tegi ja kui tõsised on selle tagajärjed. Vaid 6 aega varem, 8. aprillil, leppisid Ameerika Ühendriigid ja Iraan kokku relvarahus. Sõda algas algselt veebruaris laastavate USA ja Iisraeli pommirünnakutega. Need löögid lõid autoritaarse režiimi pea maha ja tapsid endise ajatolla. Vaatamata tohututele kaotustele mängis Iraan oma ainsa alles jäänud trumbi välja. Täieliku Hormuzi väina blokaadi. See kitsas veetee kontrollib 20% maailma naftast kasutades peidetud miine, väikelaevu ja raketiohtu. Iraan lämmatas ülemaailmse kaubanduse, ajades naftahinnad taevasse. Ameerika pidi väina iga hinna eest taas avama. USA merevägi algatas lämmatava merelise blokaadi. Nad võtsid kaubalaevad jõuga revist välja ja blokeerisid juurdepääsu Iraani sadamatele. President Donald Trump tõstis pinget veelgi. Ta hoiatas, et kogu Iraani tsivilisatsioon hävitatakse, kui nad keelduvad koostööst. Järgmisel päeval kuulutati välja tähtajatu relvarahu ja maailma liidrid tähistasid seda. Kuid see kokkulepe oli pelk liirastus. See eksisteeris ainult diplomaatia koridorides. See oli täielikult lahutatud tegelikust jõhkrast olukorrast merel. Tegelikult rikkusid mõlemad pooled kohe vaherahu. USA keskväejuhatus hoidis tohutut mereväe löögigruppi otse Iraani territoriaalvete piiril. 19. aprillil toetas merevägi oma ähvardusi tegudega. Nad ründasid Iraani kaubalaeva nimega Tuska pärast seda, kui see üritas blokaadist läbi murda. Uuele ajatollale, Mujtaba Khameneile, oli vaherahu ametlikult surnud. Ameerika sõjalaevad olid konflikti ilmselge jätk. See andis Teheraanile vabad käed vastulöögiks kogu oma jõuga. See viibki meid otse 7. mai varitsuseni. Ameerika blokaadi nähes eksistentsiaalse ohuna oma jätkuvale ellujäämisele ja pidades niinimetatud relvarahu kokkulepet sisuliselt surnuks, Iraani režiim ja Islami revolutsioonilise kaardiväe IRGC kõrgem juhtkond andsid käsu rünnata Arleigh Burke'i hävitajaid. Pärast nädalaid kestnud pommitamist oli see kandnud tõsiseid kaotusi. Õhutõrjesüsteemid olid hävitatud, raketiladud õhku lastud ning sõjalaevad saadetud Pärsia lahe sügavustesse. Kuid Iraanil oli endiselt mõned vahendid alles ning ta oli otsustanud paisata Ameerika sõjalaevade vastu kõik, mis tal oli. Võib-olla lootuses, et sellest piisab, et murda haare, lõhestada Washingtoni poliitiline otsusekindlus ja sundida blokaadi mingil määral leevendama või isegi lõpetama. Selleks tugins Iraani revolutsiooniline kaardivägi 3 peamisele vahendirühmale. Esimene neist oli niinimetatud sääsklaevastik, mis koosneb väikestest, kuid äärmiselt vilgastest ja manööverdamisvõimelistest kiirrünnakualustest. Need väikesed paadid peidetakse sageli Pärsia lahe kitsastesse rannikutunnelitesse, mis teeb nende leidmise ja hävitamise keeruliseks. See annab meile ka üllatusmomendi, kuna Iraan saab oma väikeste paatide laevastiku hetkega väina saata, et olla valmis piirkonnas iga vastase laeva ründamiseks. Iga paadipardal on tavaliselt väike sõdurite meeskond, kes kasutab parvetaktikat, miine, rakette ja kuulipildujaid, et vaenlaste pihta tuld avada. Nende massilise häirimise relvade täienduseks paigutas Iraan ka oma teise vahendirühma. Ühesuunalised kamikaatsedroonid. Teheraan ei pruugi olla üks maailma suurimaid sõjalisi suurriike, kuid ta on kindlasti tõestanud end droonisõja valdkonnas uuendajana, arendades välja mõned tänapäeval kasutatavatest parimatest ründedroonidest. Venemaa toetus oma sõja varajases etapis Ukrainaga Iraani droonidele ning on sellest ajast alates kopeerinud Iraani disaine, et alustada oma enda massilist droonitootmist. Samuti Bird projekteeris ka USA Iraani Shahed 136 drooni, et luua oma enda madala hinnaga mehitamata lahingurünnaku süsteem, mida tuntakse ka kui lukud.
Need droonid suudavad lennata suurte kiirustega ja on varustatud märkimisväärsete lõhkepeadega, olles samas odavad ja lihtsad valmistada. Kuid on enam kui võimelised tekitama tõsist kahju vaenlase varale, sealhulgas tugevdatud sihtmärkidele nagu sõjalaevad. Lõpuks kasutas Iraan väidetavalt ka rannikukaitsepatareisid, et tulistada Ameerika hävitajate pihta laevatõrjerakett. Nagu väikesed paadid, on ka need patareid sageli peidetud kaljude ja rannikumaastiku reljeefi vahele, mis teeb nende avastamise keeruliseks. Kuigi USA on suutnud mõned neist hävitada, on Iraanil siiski teatud arv patareisid alles. Ja nad paigutavad neid regulaarselt salaja ümber, et neid kaitsta. Kõiki neid vahendeid üheaegselt kasutusele võttes oli Iraani plaan selgelt näha. Iraan teadis, et ükski neist relvadest üksi ei kujutaks endast mingit ohtu, isegi mitte ühele Arleigh Burke'i hävitajale, rääkimata 3. Kombineerides neid relvi lootis Iraan, et suudab üle koormata Ameerika laevade aegise lahingusüsteemid, küllastades laevade kaitsevõime ja andes neile liiga palju sihtmärke, et neid kõiki tõrjuda. See omakorda võiks võimaldada mõnel neist sihtmärkidest laeva kaitsetest mööda pääseda ja kahju tekitada. Liidalt öeldes teadis Iraani revolutsiooniline kaardivägi, et enamik nende droone, rakette ja paate hävitatakse, kuid kui vaid mõned neist tabavad sihtmärke, võiks Iraani revolutsiooniline kaardivägi seda kuulutada mingiks strateegiliseks võiduks. Niisiis droonid, paadid ja raketid lähenesid, kihutades üle Hormuzi väina tormiste vette. Droonid lendasid madalalt, et vältida allatulistamist. Raketid kihutasid uskumatul kiirusel ja paadid vingerdasid ning siksakitasid, et olla raskemini tabatavad. Nad arvasid, et nende plaan on täiuslik ja nende taktikad on vaenlasele üle jõu käivad. Nad eksisid rängalt. Iraani revolutsiooniline kaardivägi alahindas tõsiselt laevu, mida nad üritasid rünnata. 3 Arleigh Burke'i klassi hävitajad, täpsemalt USS Truxtun, USS Rafael Peralta ja USS Mason, ei ole lihtsalt suvalised sõjalaevad. Need on ühed kõige arenenumad, võimekamad ja laitmatult disainitud sõjalaevad, mis eales ehitatud. Need töötati välja külma sõja lõpuetappidel, ajal, mil Ameerika mereväe planeerijad eeldasid, et tulevased sõjad põhinevad suuresti raketirünnakutel, allveelaevadel, lahingulennukitel ja elektroonilistel sõjapidamisrünnakutel. Kõik need toimuvad samaaegselt. Seda silmas pidades ehitati need laevad nii, et nende peamine prioriteet oleks ellujäämisvõime. Nii et need pole mitte ainult tohutud, üle 150 meetri pikad vöörist ahtrini ja täislastis umbes 9000 tonni veeväljasurvega. Umbes 300 meremehest koosnevate meeskondadega, kes juhivad erinevaid süsteeme, kuid need on äärmiselt hästi kaitstud ning nende kaitse ajuks on aegise lahingusüsteem. Üks kõige arenenumaid, automatiseeritumaid juhtimis- ja relvasüsteeme, mis eales leiutatud. Aegis võimaldab neil sõjalaevadele end tõhusalt kaitsta peaaegu iga ohu eest, olgu see õhust, pinnalt või isegi vee alt. See koosneb faasvõrega radarimassiividest ja ulatuslikest elektrooniliste andurite süsteemidest, mis võimaldavad jälgida kuni 100 või isegi enama sihtmärgi samaaegselt. Aegise radari ulatus võimaldab avastada, tuvastada ja jälgida lähenevaid ohte suurtel kaugustel, ammu enne seda, kui need visuaalsesse vaatevälja jõuavad. See hõlmab muuhulgas lennukeid, droone, tiibrakette ja ballistilisi rakette. Lühidalt öeldes on peaaegu võimatu neid laevu ootamatult tabada või mingit üllatusrünnakut korraldada nii, et nad sellest ei teaks. Peaaegu koheselt. Seejärel tuleb tulejõud. Enamik Arleigh Burke'i hävitajaid suudavad kanda ligi 100 vertikaalset raketistardiseadet, mis on võimelised tulistama maailma kõige võimsamaid rakette. Sealhulgas kõike, alates standardtõrjerakettidest kuni kaugmaa tomahawkide, allveelaevade vastaste rakettide ja mitmesuguste teiste relvadeni. Raketidele lisaks on pardal 5-tolline mereväe suurtükk ja mitmesugused täiendavad kaitsesüsteemid, nagu automaatsed falanksi tornid ja C-Searam õhutõrje raketisüsteemid. Lisaks lähikaitserelvad, nagu Bushmasteri kettkahurid ja Browningu kuulipildujad. Need ei ole lihtsalt laevad, vaid tohutud ujuvad kindlused, mis on varustatud kõigi võimalike kaitsevahenditega, et ellu jääda kõige vaenulikumates piirkondades ja läbida kõige ohtlikumaid veeteid, sealhulgas Hormuzi väina. Ja kordame üle. Iraan ei seisnud silmitsi ainult ühe sellise sõjalaevaga, vaid neid oli 3. Ja mis teeb Arleigh Burke'i hävitajad ning enamik USA mereväe üksustest veelgi raskemini käsitletavaks, on nende integreerimisvõimekus. Need laevad ei ole loodud töötama ainult iseseisvalt, vaid ka osana suurematest võrkudest. Nad suudavad omavahel sujuvalt andmeid jagada, toetades üksteise tegevust erinevatel viisidel. Nii et kui need Iraani üksused nende poole kihutasid, ei reageerinud hävitajad üksikute laevadena, vaid ühtse jõuna. Igaüks neist andis oma panuse radari kapvusesse, igaüks jagas oma raketivõimekust ja igaüks täiustas laevastiku elektroonilise sõjapidamise võimekust.
Nii et kuigi Iraani taktikad oleksid võib-olla töötanud väiksemate või lihtsamate laevade vastu, olnud neil tegelikult mingit võimalust 3 omavahel ühendatud aegise hävitaja vastu. Ja järgnevad minutid tõestasid, kui lootusetult olid iraanlased vastasele alla jäänud. Nad olid läinud lahingusse lootusetult kehvema relvastusega ja peagi said nad aru, kui saatusliku vea nad olid teinud. Truxtuni, Masoni ja Rafael Peralta lahingukeskustes toimus üleminek pingeliselt jälgimiselt aktiivsele lahingule peaaegu hetkega. USA'l polnud mingit kavatsust oodata ja lasta ühelgi Iraani ründevahendil läheneda lähemale kui vaja. Nad olid juba eelnematel nädalatel kogenud arvukaid kokkupuuteid selle riigi droonide ja rakettidega ning nad teadsid, et IRGC-l ei olnud kombeks taanduda ega taganeda. Kui Iraan oli rünnakut alustanud, viis ta selle alati lõpuni ja seekord ei olnud see teisiti. Ülemad andsid loa sõjalaeva kihilise kaitsesüsteemi koheseks kasutusele võtuks ning kogu aegise jõud vallandati. Süsteem võttis tõhusalt üle kaitseoperatsioonid. Andurid tuvastasid kiiresti lähenevad ohud, radarid jälgisid sihtmärke, mis liikusid suure kiirusega üle väina. Aegis seadis tähtsuse järjekorda kõige olulisemad ja ohtlikumad sihtmärgid ning aktiveeris kõige sobivamad meetmed nende kahjutuks tegemiseks. 3 hävitaja vööritekkidelt paiskusid vertikaalsed stardilahtrid muljetavaldava suitsu ja tule saatel lahti, kui tõrjeraketid sööstsid taevasse, otsides ja hävitades Iraani laevavastaseid rakette ja lõhkelaenguga droone kaugel nende sihtmärkidest. Kui moskiitopaadid jõudsid relvade laskekaugusesse, kasutasid Ameerika hävitajad oma raskeid tekikahureid, et need veest välja puhuda, samal ajal kui väiksema kaliibriga relvameeskonnad liikusid mööda tekki ringi ja avasid tule mahajäänute pihta, täites õhu automaatrelvade ühtlase tulemüraga. USA saatis välja ka mereväe Seahawki kopterid, et tulistada vaenlase aluste pihta Hellfire rakette, samal ajal kui lisalennukid andsid õhus tuletoetust. Hoolimata Iraani rünnaku intensiivsusest ja sellest, kui kaugele IRGC oli läinud, et püüda Ameerika kaitset küllastada, pärast mitmetunnist lahingut teatas USA sõjavägi, et ükski nende sõjalaevadest ei olnud saanud olulisi kahjustusi. Ükski meremees polnud vigastada saanud ja kaotustest ei teatatud. Ajatolla avakäik oli olnud täielik alandus. See oli tõsine tagasilöök režiimile, mis oli juba niigi raskete kaotuste tõttu kõikuma löönud. Washington pidi samal ajal langetama 2 suurt otsust. Kas peaks vastulöögi andma ja kui jah, siis milles see vastulöök seisneks? USA ei saanud lubada, et Iraani rünnak jääb vastuseta. Kui see nii läheks, siis Iraani revolutsiooniline kaardivägi veedaks tõenäoliselt lihtsalt aega ümbergrupeerumiseks, valmistaks ette järjekordse rünnakujõu ja korraldaks taas uue rünnaku Ameerika laevade vastu. See pidi reageerima. See pidi andma märku, et sellist käitumist ei sallita ja et iga Iraani poolt tehtud rünnakukatse tooks kaasa palju tugevama vastulöögi ja palju tõsisemad tagajärjed. USA pidi režiimi tõhusalt ümber veenma ja heidutama, et see tulevikus oma trikke ei kordaks, kuid see oli ainult osa plaanist. Mereväe suurem ja laiem eesmärk oli tegelikult muuta Iraani rünnakut palju raskemini teostatavaks, tühistades vaenlase võimet tulevikus selliseid operatsioone läbi viia. Selleks ei piisanud vaid mõne väikese paadi või rannapatarei õhkimisest, vaid tuli rünnata põhitaristut, mis sellised rünnakud võimalikuks tegi. Selle taristu tuvastamiseks tuleb vaid vaadata Iraani kaarte, eriti riigi lõunarannikut, mis avaneb Hormuzi väina vetele. See ei ole lihtsalt suvaline rannajoon. Tegemist on tohutu sõjalise platvormiga, mis ulatub mitme miili kaugusele mõlemas suunas ning on täis erinevaid sadamaid, mereväebaase, radarijaamu, raketipaiku ja logistikasõlmi. Peaaegu kogu taristu, mida Iraan vajab oma sõjaliste operatsioonide toetamiseks ja jätkamiseks väinas, on koondunud just sellesse piirkonda riigis. Ning üks tähtsamaid kohti on eriti just Bandar Abbasi linn. Aastakümneid on see sadamalinn olnud üks Iraani tähtsamaid mereväekeskusi. Sõjalaevad on seal kai ääres. Tohutud kogused varustust liiguvad sisse ja välja ning suur hulk personali liigub selle piirkonna kaudu. Ja sadama asukoht annab Iraani revolutsioonilise kaardiväe korpusele peaaegu kohese ja otsese juurdepääsu Hormuzi väinale. Rahuajal pole sellel suurt tähtsust, kuid sõjaajal võib Bandar Abbasit pidada kogu Iraani kõige strateegilisemaks paivaks. Tänu ulatuslikule teedevõrgustikule on sellel ka tugevad ühendused teiste lähedal asuvate sadamate ja linnadega, nagu Mina. See võimaldab personalil, varustusel ja sõjalisel tehnikal kiiresti liikuda üle riigi lõunaosa. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus mõistis seda. See mõistis Bandar Abbasi ja teiste Iraani sadamalinnade tähtsust juba ammu ning määratles need kui peamised sihtmärgid, mida rünnata, kui ja millal selleks vajadus tekib. See aeg oli kätte jõudnud. Käsk anti otse vastusena rünnakule hävitajate vastu
USA pidi alustama rünnakuid Bandar Abbasile. Ja Keshmi saar, mis asub Hormuzi väinas ning on Iraani mandriosast eraldatud Clarence'i väinaga. Suurim saar Pärsia lahe piirkonnas, Keshm, on kurikuulus oma niinimetatud raketilinnade poolest ning on olnud oluline koht Iraani revolutsioonilise kaardiväe korpusele, IRGC, et peita sinna raketipatareisid, väikesi paate ja muid relvi, mida nad regulaarselt kasutavad rünnakutes üle väina. Kuigi sõjavägi ei avaldanud üksikasju selle kohta, milliseid sihtmärke täpselt rünnati, on tõenäoline, et need rünnakud keskendusid nende paikade kõige olulisemale sõjalisele infrastruktuurile, nagu Keshmi saarel paiknevad raketipatareid ja logistikasõlmed Bandar Abbases. President Trump nimetas neid lööke pelgalt kergeks kõksuks vastuseks Iraani tülitsemisele mereväega ja kinnitas, et relvarahu kehtib sisuliselt endiselt. Kuid järgnevad nädalad näitasid, et Iraan ei olnud Trumpi hinnanguga sugugi nõus. IRGC oli 7. mail saanud alandava kaotuse osaliseks, lakkus oma haavu ja seisis silmitsi võimalusega, et tema rannikul asuvad raketipatareid, väikesed paadilaevastikud ja mereväebaasid hävitatakse täielikult. Bandar Abbasis ja Keshmis mõistis Iraani sõjaväe juhtkond, et midagi peab muutuma. Igasugused otsesed ja avatud kokkupõrked Ameerika Ühendriikide mereväega lõppeksid tõenäoliselt täpselt samamoodi. Riigi vastastel oli lihtsalt liiga palju terast. Nende kaitse oli liiga tugev ja Iraani rünnakud liiga nõrgad, et neid isegi kriimustada. IRGC-l polnud peaaegu mingit lootust oma vaenlasele avamerel vastu saada, ega ka võimalust midagi ette võtta Ameerika täppisõhulöökide vastu. See oli löödud ja muljutud, kuid mitte täielikult mängust väljas. Pidi olema mingi teine viis, midagi salakavalamat, nurjatumat. Ja siis tuli mul välgatus. Miinisõda. See oligi vastus. Hormuzi väin on mitmel põhjusel eriti haavatav meremiinide suhtes. Esiteks on see üsna madal, mis teeb miinide paigaldamise lihtsamaks ja võimaldab tekitada suuri kahjustusi kõigile laevadele, mis liiga lähedalt mööduvad. Teiseks, hoolimata sellest, et tegemist on nii olulise veeteega ja sellel on suur roll ülemaailmses kaubanduses, on see üllatavalt kitsas. Peamised laevaliikluse rajad on vaid mõne miili laiused. Kui Iraani revolutsiooniline kaardivägi suudaks paigutada miinid õigesse kohta, võiks see tõhusalt kogu liikluse, nii kaubandusliku kui ka sõjalise väinas halvata ja lõpuks Ameerika sõjalaevad välja sundida. Sest isegi nemad ei tahaks riskida sellega, et nende laevakeresse altpoolt augud lõhatakse. Iraani revolutsioonilise kaardiväe kasuks töötas asjaolu, et arvatakse, et neil on üsna märkimisväärne varu selliseid miine. Alates suhteliselt algelistest kontaktmiinidest kuni keerukamate mudeliteni, millel on tundlikud andurid, mis reageerivad akustika või veesurve muutustele. Kõik, mida Iraanil tuli teha, oli külvata oma lõhkekehad nagu seemned üle väina, et liiklus peatada. Lõplikult ja jäädavalt ning sundida USA'd naasma läbirääkimiste laua taha ühe käega selja taga. Väljakutseks oli tegelikult miinide paigaldamine nii, et neid ei avastataks ega peataks. Selleks pöördus Iraan taas oma väikelaevastiku poole, kasutades varjatult tegutsevaid silmapaistmatuid paate, mis olid sageli kujundatud meenutama tsiviillaevu või värvitud tuhmi ja mittereflekteeruva värviga, et aidata neil veega sulanduda ning lootes ka pimeduse kattele. IRGC lootis, et see taktika osutub peagi edukaks. Nad saaksid lihtsalt kõrvalt vaadata ja oodata, kuni ilutulestik algab, kui pahaaimamatud Ameerika laevad tunnevad veealuste lõhkeainete täielikku jõudu. Näiteks nagu Maham 3, ankurdatud. 300-kilone miin Maham 3 võib paikneda kuni 100 meetri sügavusel ja see käivitub akustiliste või magnetiliste andurite abil. Iraan on tuntud ka Maham 7 kasutamise poolest, mis asub merepõhjas ja kasutab samuti magnet- ja akustilisi andureid mööduvate laevade tuvastamiseks, vältides samal ajal sonariga avastamist. Tänu oma iseloomulikule koonilisele kujule muudaks kumbki neist miinidest, kui neid piisavas koguses paigutada, väina üleöö märgatavalt ohtlikumaks. Ja nende kõigi leidmine ja ohutu eemaldamine võiks nõuda nädalaid või isegi kuid miinitõrjetöid. Kahjuks Iraani jaoks oli USA neist ühe sammu võrra ees. USA sõjavägi on planeedi võimsaim sõjaline jõud. Neid ei tabata tavaliselt ootamatult. Neil on maailma juhtivad taktikud ja eksperdid igas valdkonnas, kelle ülesandeks on hinnata kõiki võimalikke stsenaariume ja ette kujutada kõiki võimalikke taktikaid, mida nende vaenlased võiksid kasutada. USA teadis, et Iraan liigub tõenäoliselt mingil hetkel miinisõja poole, mõistes, et see oli üks väheseid elujõulisi võimalusi, mis tal veel kasutada oli. Ja nii paigaldas USA oma kõige arenenumad sõjalised jälgimissüsteemid, et jälgida väina ööpäeva ringselt. See ei tuginenud ainult Arleigh Burke'i hävitajate maailma juhtivatele radaritele, vaid ka tipptasemel jälgimistroonidele, soonaritele, merepatrulilennukitele, akustilistele andurivõrkudele ja muule. Neil oli pidevalt silmad taevas, üle vee ja isegi vee all. Nad jälgisid ja ootasid igasuguseid ohumärke, valmis häirekella andma hetkega.
Neil ei olnud mingit kavatsust lubada IRGC-l väina miinidega täita ega kavatsenud lihtsalt oodata, kuni mõni nende enda laev või mõni muu alus miinile satub. See võiks vallandada ülemaailmse pahameele. Nad pidid jääma ühe sammu võrra ettepoole. Nii et 26. mail teatasid USA-d ulatuslikust ja agressiivsest miinide otsimise ja hävitamise operatsioonist üle väina ja mööda Iraani rannikut. Nende väed viisid läbi arvukalt taktikalisi lööke Iraani sõjaliste sihtmärkide pihta, sealhulgas mõnede väikeste paatide vastu, mida IRGC lootis kasutada miinide paigaldamiseks, samuti mitmete raketibaaside vastu, mis asusid lõunarannikul. Jällegi suutis USA ära kasutada oma arenenud tehnika eeliseid, sealhulgas kõike alates taktikalistest ründedroonidest kuni peaaegu nähtamatute varglennukiteni. See leidis, jälitas ja kõrvaldas ühe Iraani sihtmärgi teise järel, rünnates ületamatu täpsusega ning saates arvukad paadid ja nende meeskonnad vesihauda. Lõpptulemusena oli see Iraani režiimi jaoks järjekordne katastroof. Ajatolla risk oli täielikult läbi kukkunud, kuid Iraani režiim oleks pidanud paremini teadma, nad oleksid pidanud vaatama omaenda ajalugu. 1988. Aastal paigutas Iraani sõjavägi salaja miine täpselt nendesse samadesse vetesse ja üks neist miinidest lõhkas edukalt tohutu augu USS Samuel B. Robertsi keresse. See vallandas kõige vägivaldsema Ameerika mereväe pinnalahingu pärast teist maailmasõda. Seda nimetati operatsiooniks Praying Mantis. Et näha täpselt, kuidas USA merevägi hävitas ühe pärastlõunaga poole Iraani laevastikust, klõpsa kohe oma ekraanil olevale videole ja kohtume järgmisel lahinguväljal.